Tere hommikust, kallid sõbrad! Täna me oleme TCC ehk siis Thursday Car Clubi kevadsõidul ja vaatame, kas see Škoda sulandub nende võimsate autode hulka ja saab siin hakkama. Kui sa mõtled, mis autoga me siin oleme, siis see on Škoda 130. sünnipäevaks tehtud juubelimudel. Ehk siis see auto tähistab 130 aastat Škodat, see auto tähistab 50 aastat legendaarse Škoda RS 130 ralliauto loomisest. Ja selle autol on ka 130 kilovatti. Ma arvan, et me saame täna päris hästi hakkama, sest kui ma selle auto sain, natukene kiirendasin ja sõitsin sellega. Ja mul oli kunagi mini John Cooperwork ja mul nagu natukene oli selle auto tunne. Ta on ikkagi selline soe luukpära. Nii, esimene sõidulõik oli selline pigem maanteesõit, mingit niisugust huvitavat, mingit kurvilist teed ei olnud, aga selle eest kütusekulu 5,4 liitrit 100 kilomeetrile. Väga öko. Kuule, aga kuidas peeglist Fabia tundub? No Eestit, ma ei tea, tundub tavaline Fabia. Sa ikka üldse ei oska? See näeb ülitõus välja, sees on see splitter, see näeb väga agressiivne ja nagu tundub selline nagu päris sportauto. Mulle meeldib, et need tulevad, need mustad liistud on see tule sees, et see väga paistab silma, et väga vinge. On hea, et sa neid asju oled märganud. Elari, miks sul siuke trampimüts peas on? Tere, ma olen Elari. Ära ole awkward, sulle öeldi, et ära ole awkward. Mind ei ole olnud siin videos varem. Miks sul siukene müts peas on, Elari? Miks see ei või olla? Sa pead tegema selle just lahti. Näitama siit ka. See niimoodi ei tule, no. TCC Cruise on iga kevadine ühistegevus, kus me saame kokku, planeerime ägeda päeva, käima tõmbame siis täpselt nii, nagu me siin praegu oleme. Meid on täna kokku päris palju, meid on 42 autot, mis on fantastiline. Mis asi või? Tavalist numbri alust ei tohi olla esinduse kirjaga. Siis sa ei ole auto inimene. Kes sa tahab näha seda auto esinduse numbri alust? Siin on halb näide praegu, see number on nii kaldus, aga muidu nagu ikka niimoodi on palju kuuli. Ma tegelikult kõige ilusam üldse, kui see kleebis. Ja kõige ilusam, kui see on veel 69 fun nagu nurgaga. See Porsche on väga, vaata, siin on hea kaader, nagu 2 Porschet on. Sa näed, vaatad. Nii, ma vaatasin, et ees on ainult 225 rehvid, aga taga on 295 rehvid. See on nagu okei. Aga ees on nii kitsas, mitte Porschel ei tundu üldse nagu loogiline, et võiks nagu laiem olla. Ja samas esimest rattad ainult juhivad. Võti autos. Iga üks oleks võinud sõitma minna selle autoga. No nii... See on ka cool, vaata. See on äge. Mulle on nagu täiega meeldib see värv. Ja siis see, et need esitiivad on vaata nagu räpitud nagu see oleks karbon. Täiega cool. Tahaks nagu kurve sõita natuke rohkem, mingid mõnusaid siukseid kõrvalteid. Saaks nagu kangutada selle autoga. Siis tuleb see siukene sportvedrustus ja see siukene sportrehv ja see tuleb kõik mängu. Väga nii väikse pilli kohta nagu näeb nii kena välja sest. See on nädalavahetusel masin, siis sellega kannatab teistel päevadel sõita küll. Sellega võiks vabalt sõita niisama ringi. Okay, broshuur jätta, auto eriline, nagu kuidas sõita on, kuidas eriline. Sul oli üks ratas õhus ühe korra, see oli sitaks lahe. Ja siis ma vaatasin mingi, wow, see Fabia tegi seda just, nii et räägi mulle veel, ma olen väga huvitatud. Ja 1,5 turbokas on ja, sisselaskekollet on muudetud, nookureid on muudetud, Väntvõlli ratast on muudetud, tänu sellele on saadud veits rohkem jõudu autole. Okay. Ja ajaloo kõige kiirem Fabia. Sest stock Fabial ei ole ratas õhus? 15 mm madalamaks läinud
auto, aga muidu talle saab eraldi tellida alati sportvedrustust, tal on nii-öelda sportvedrustus, aga see ei ole ainult sellel 130. ta nagu üks ratas oli õhus selles suhtes, ja siia sõites mul oli 90-ga keskmine kütusekulu 4,4 sajale. Sa pead mingi kleepsu panema, et see ei ole lambi Fabia selles suhtes. Nagu see on actually okei auto. See on incognito, 130, see, kes teab, see teab. Nüüd tean, ma mõtlesin, et sa oled ise selle kleepsu pannud, vaata. Siis ma nägin, kuidas sa sõitsid külg ees, üks ratas õhus. Ma mõtlesin mingi oot. Midagi on. Siis ma nägin, kuidas sa püüdsid oma ees olevaid autosid. Ja no päris AMG-le järgi ei jõudnud, aga no... Tuleb välja, et 500 kilovatil on mingid eelised. Aga see kaugele maha ka ei jäänud ja kurvis jõudis kurat järgi. Ja kurvis jõudis järgi. No way, anna mulle Škoda vihmavari, palun. Ei ole nii! Tere tulemast, kuradi Rolls-Royce! Ma olin pime, aga nüüd ma näen. Täiesti. Väga hea tempoga. See oli tühjaks pigistatud. Kogu selle päeva olen sõitnud. See mõtlesin, et te lasite rahulikult. Ei. Ta libises kurvides läbi. See oli kadunud selles suhtes. See Fabia istub seal taga terve aja. Ja sa vaatad taha peeglisse, see Fabia vend vaatab lihtsalt mingi liigute ka seal. Ma ei teadnud, et sa Audis olid. Pannud väga tähele, sest ma ei mõelnud väga palju sellest, eks ju. Veel üks kuradi EcoBox, millel on sportkleipsud peale pandud. Nii. Eks ju, nunnu, on sportlik, eks ju. No. Ja siis ükskõik vastab tõele, ükskõik mis me tegime, see asi ei jõudnud kunagi meist taha. Me olime kogu aeg eestal. Nagu ükskõik kui palju selle S5, mis ei ole aeglane auto, tühjaks vajutasime, see asi oli kleebitud kogu aeg taha. Täiesti lootusetu, vastab tõele, väga äge, väga hirmsalt äge. Okei, üks kurv, naljakas, eks ju. Teine kurv, kolmas kurv, 5. kurv ja vilgutab tulesid meil mingi oi. Kiidad Fabia heaks. Ma pean kiitma selle Fabia heaks. Vastab tõele. See ei ütle palju, aga ta on hirmsalt kiire. Tere hommikust! Täna on teine päev ja eilne sõidupäev on läbi. Aga kuna me ei jõudnud kõiki tehnilisi asju rääkida, me rääkisime natuke emotsioonidest ja mulle väga meeldis eilse päeva juurde kõige rohkem see, et me saime seda emotsiooni teistelt inimestelt, mis nad sellest autost arvavad, kes ei tea sellest autost mitte midagi. Aga räägime täna natuke tehnilise poole pealt. 130 erimudel. Meil on laiemad diffuusorid natukene. Meil on kõigil autodel must katus ja mustad peeglid. Libravelgedel on hall lakk. Need on küll teemant lõigatud väljad, aga nad on tumehalli lakiga, ehk siis piduritolm ja kõik see ei paista välja. Pi-LED esituled on seest tumedamad. Ja tagapool on siis see triip, mis niimoodi lisab need kleepsud selle auto kohta. Lisaks sellele, et siin on üliäge Bondi numbrimärk, on siin ka üliäge must triip. Ning lisaks, millal te viimati nägite päris väljalasketorusid, millel on 2 otsa ja need on ikkagi päris. Siit tuleb päris asja, siin on päris ots, need on päriselt ühendatud, siin ei ole mingit plastikasja siin ümber ega mitte midagi, kõik on päris. Sisu on jäänud Monte Carlo sisu, aga punaste liistude asemel on hallid. Istmed on jäänud mõnusad punase jutiga, lagi on must, nii et ma olen siin nagu mõnusas koopas. Infolelusüsteem on eelmise generatsiooni Škoda oma, ehk siis ta on väga lihtne siin kasutada. See konkreetne on 8-tolline standardekraan. Mina võtaksin siia juurde 9,2 tollise ekraani, mis on seal üle 800 € lisa. Sellepärast, et siis ma saan lisada parema helisüsteemi, mis on 660 midagi seal euri. See standardheli on üliokei tegelikult, aga kui ma juba selle auto telliksin, neid autosid ei ole sul laost võtta see helisüsteem juurde, on sul seda mürtsu ja kärtsu nagu rohkem. Istmed on ülimugavad, tõepoolest, need hoiavad väga hästi korvi, samas nad ei ole mingid ülijäigad, et sul on ebamugav siit sisse ja välja minna. Näiteks mul istus sõbranna siin kõrval, kes ütles, et see on ülihästi nagu hoiab. Ta on sõitnud väga paljude sportautodega ja ta ütles, et need on ühed mugavamaid istmed nii-öelda tavasportautode klassis. Selle carbon fiber imitatsiooni fänn ma ei ole. Carbon fiber peab olema carbon fiber, mitte mingisugune pehme tekstiil. Aga okei, ma saan aru, me tahame anda sportlikkust ja siis me teeme midagi sellist, aga mina pole fänn. Kuna auto on eelmise generatsiooni platvormi peal, kliima on meil mõnusalt füüsiliste nuppudega ja mulle meeldib see, et lisaks sellele, et siin on need füüsilised nupud, ma panen siin menüü,
ta lükkab ekraani peale ja ma saan siin veel eraldi reguleerida seda, et ma süngin ära, siin on esiklassi soendus, kui kiiresti automaatrežiimis ta puhub mulle, see kõik on veel nagu ekstra reguleeritav, mille fänn mina täielikult olen. Juhi ekraan on täpselt see, mida ma olen igal autol rääkinud. Siin on LCD ekraan, mida ma saan peaaegu lõpmatuseni konfigureerida. Ma saan panna keskele spido, ma saan panna taha ja spido eraldi. Ma saan panna üliminimalistikuks. Ma saan panna siia öörežiimi, et kõik kustub ära. Mul ei ole mingit lisainformatsiooni siia vaja panna. Ma saan kõike nii teha, nagu ma tahan. Miks teised autotootjad ei tee seda? Sul on LCD ekraan, siia saab lõpmatuseni asju panna. See on ülimalt hea asi. 3 kodaraga sportlik soendusega rool, millele on lisaks võetud 80 € eest labad, et sa saaksid käike vahetada. Selle lisa ma samamoodi võtaksin. Kuna ta on eelmise generatsiooni Škoda platvormi peal, on meil püsikiiruse hoidja kang siin eraldi, mis mulle ka väga meeldib. Ning tavaliselt kangid, uutelt Škodadel teate, on kõik ühe kangi peale viidud. Niimoodi. Tulede lüliti samamoodi, manuaalne, vanakooli lüliti, panen auto peale, panen nulli peale, panen parklusudu, teen mis tahan. Auto ei ütle mulle, mida teha ega ei lülita ise ümber. Ja peeglil pole valgustust. Oi, kui kahju. Ja et sul meelest ei läheks, et sul on Škoda erimudel, siis ka lävepakkudel on ilusti 130 kiri olemas. Tagaistujatel on olukord nii nagu Fabias ikka. Ruumi on tegelikult normaalselt, mina olen küll lühike, aga mul on rusika jogu pearuumi üleval, mul on põlveruumi, ta on minu järgi paigas, aga ma olen lühike, 169 umbes pikk. Materjalid on plastikust, vendiavad on muideks olemas Fabial. Lisa USB-pesasi saab siia tellida juurde ja käetuge saab ka tellida, see oli mingi 130 või 150 €. Aga minu meelest mina ütlen alati seda, et tagaistujad peavad olema õnnelikud, et nad ühistranspordiga sõitma ei pea, nii et mina selle peale raha ei kulutaks. Laegaste poole pealt on Škoda nutikas nagu alati, näiteks need topsihoidjad siin keskelt saad ära võtta, kui mingit möksi siia läheb, siis saad need mujale panna. Telefonihoidik on siia saab ka juhtmevabad laadjad, mida sul vaja pole. Uksepolstrid on polsterdamata, aga pudelid mahuvad nii ette kui taha. Keskmine laegas on suhteliselt väike, aga kinda laegas on päris mõnusa suurusega, siia mahuvad kõik asjad ära. Pagass on suur, meie nodi mahub siia kõik ära. Me lihtsalt ei viitsin seda praegu tühjaks teha. Konksud, paremal vasakul 4 konksu väikse auto kohta. Siia saab samamoodi lisana võtta selle, et pagasiruumi põhi on kõrgust saab muuta. Selle ma võtaksin ka, sest mulle meeldib see nodi sinna alla panna ja siis ta ei sõida siin ringi. Ja muus osas on nii, et tegelikult ma arvan, ma mahun siia sisse ära ka. Ja kui sa mõtled, et kuidas kohvrid ennast siin tunnevad, siis ma arvan, et suht hästi. Suht mõnus on siin. Nii pisikesel autol, nagu seda on Škoda Fabia, on tagakaamera pesuriga. Väga premium. No nagu kõigil Škodadel kombeks peab ikka ju vihmavari ukse sees olema. Ilma selleta ei ole ju Škoda enam isegi Škoda. Samamoodi on siin olemas kaabits. Põmm. Ja imekombel ma pole ammu näinud sükest asja, et soovitatav on tankida 98 kütust, mitte 95. Sportlik auto. Cooliks üllatuseks oligi see, et ega inimesed seal autoklubis eile ei saanud aru, et me mingi sportfaabiaga oleme. Nad mõtlesid, et me oleme tavalise faabiaga, nagu võiks imelik võib-olla. Aga siis, kui meil nagu seal kiiremaks sõiduks läks ja kui me ühe koha peal seal tagaratas oli õhus ja need ringteede peal ikkagi mõnusalt sai järgivad just täpselt, kus selle auto need omadused tulevad mängu, ongi see, et me saame kurvides jõuad järgi, ringteedel jõuad järgi. Et see on see koht, kus see emotsioon tuleb mängu ja siis nad tulid pärast seda, kui me need sõidud olid teinud, oota, mis asi, mis Fabia see on? See on mingi, mis asi see on, vaata? Ja kuule, see on nagu päriselt, need polegi mingid logod siin peal, lihtsalt, et see on mingi erimudel, panime mingi limited edition, vaid see nagu päriselt ongi nagu tuunitud ja ongi nagu sportlik ja pakubki emotsiooni. Et need autoinimesed, kes muidu austavad ainult siukseid AMG-sid, M ja S-mudeleid, eks ole, siis need olid nagu, kuule, see ongi nagu päriselt cool, see ongi päriselt tuus. Sõidu poole pealt mina olen vedrustusega ülilahul. Pigem ta jääb sinna pehmema vedrustuse poole kui jäigema poole, mis tähendab seda, et igapäevaselt sul on ülimugav, sa saad künnistest üle sõita ja kõike seda teha. Ja samas kõrvalistel teedel on ka väga mõnus sõita. Käigukast, DSG, sul ei ole vaja manuaali. Usu mind, ta vahetab nii hästi käike, et mina isegi labasid ei kasutanud. Sportrežiimis ta vahetab ülimalt hästi käike, ta hoiab käike sees.
kui sa kimad ja sa lased pöörde maha, ta on kuskil 4-5 tuhande pealt, ta ei vaheta käiku üles ja ta jääb sinna. Ta ootab, et äkki sa tahad veel vajutada peale ja sa tahad veel vajutada peale. See toimib ülimalt hästi. Miinus koha pealt, ma ütleks ainuke asi. Ta ei tee mingit pops and bangse. Tal on päris väljalase, päris need väljalaske otsad, aga popseid bangse seal ette ei tule. Selle poole pluss on see, et nad õnneks ei pane siia ka mingisugust muud jama juurde, et ma ei kuule kõlaritest ka mingit häält. Ma keeran raadio maha ja mul tuleb mootori hääl sisse. Ma kuulen lihtsalt mootori hääl, ma kuulen pöördeid ja ma tunnetan nagu seda väga hästi. Selles mõttes on üli okei, aga võib-olla kui ma endale selle auto ostaks, ma laseks nagu väljalaskega midagi natukene tuunida, et ta teeks mingisugust vähe käredamalt häält, sest ma arvan, et siit tuleb seda käredamalt häält välja. Lõpetuseks ma ütlen teile lihtsalt minge ostke see auto ära, sest et tal ei ole konkurente. Puma ST on kallim ja 1-liitrise ökopuust mootoriga. Gear Yaris läheb over budget juba 10 000 kallim ja nelikveoline ja kõik mis iganes. Võtke endale see auto, valige 4 värvi seast endale värv, mina võtaks selle valge. Pange juurde esiklassi soendus, suurem ekraan, parem heli ja rohkem polegi midagi vaja. Visake meile ka like ja subscribe. Tahaks ka nii palju, et oleks seal 130 followeri meil või midagi siukest. Ja rohkem mul ei ole teile midagi öelda. Kurat, esimest korda sõiduministeeriumi ajaloos mul on kahju ära viia seda autot.